ma siis toimetasin, tegin igast mingi trikkasju ja olin täiesti sellel piiril, et ma lõpetan paastu ära, siis ma ei tea, mis mu kehaga nagu toimub. Ja oligi see, et Arn läksin koristama ja siis mul oli see, et võtaks need ära, jõulukaunistused võtaks maha, võiks selle ära võtta, tegin siin täiega ja siis Arn oligi, ma ei jaksa midagi teha. Et sellega ongi nagu see, et ma just lugesin ka, et on kaks erinevat asja, et kui sa nagu teadlikult võtad vastu selle otsuse, et sa hakkad paastuma, siis sa pead selle nagu mentaalselt omale nagu selgeks tegema ja et see on täiesti erinev sellest, et kui sul on nagu sunnitud nälgimine, et need on kaks erinevat asja nagu, et kas sa paastud või sa nälgid nagu. Siis ongi see tundega tegemine ja samas säilitada see produktiivsus, kogu selle süsteemsus, et mina täitsa usun, et need kaks asja saab väga hästi kombineerida. Noh, päris paljud nagu, kes nagu paastust üldse midagi pole uurinud ja ütlevadki, et mis asja, et see paast ongi mingi lihtsalt näljutamine ja pärast tuleb nagu nii pigem rohkem juurde nagu maha. Hei, imelised, kes seal teisel pool ekraani on. Et siin on siis meie 6-päevase dopamiini detoksi kokkuvõte, mis tähendas siis 6 päeva ilma meelelahutuseta ja ilma igasuguse toiduta ja igasuguse meelelahutuseta. Et siis vaatame natuke tagasi ja võtame selle nagu kokku, et mis me siit nagu saime, kuidas kogemus oli ja nii edasi. Et tahaks alustada või alustan ise? Alustan ise. No mina olen neid paaste teinud nagu päris palju kokku ja kuna ma teen iga nädal ka sellise kuni 20-tunnise paastu, siis ma teen trenni siin otsa, et see on selline trenni häkk, kui sa oled ikka üle 40 juba, siis lihast kasvatada või säilitada, see on see paastu ja treeningu miksimine nagu hea. Siis minu jaoks need lühikesed paastud näidanud ja esimene päev oligi nagu täiesti tavaline päev minu jaoks. Alles õhtul päris mingisugune, ma ei mäleta, mis oli, õhtul hiljem sain aru, et kõht on nagu natuke tühi. Et siuke 24 tundi ei ole minu jaoks nagu mingisugune väljakutse. Pigem oli väljakutse just see sama sotsiaalmeediast ja kõigest, absoluutselt kõigest nagu meelelahutust eemal olemine. Et ja seepäev ma ei tohtinud tööd ka teha, et see oli minu jaoks selline esmaspäev oli nagu selle koha pealt kõige raskem, et ma pidin lihtsalt istuma, mediteerisin, käisin jalutamas 2 korda, korra läksin täitsa õhtul enne magaminekut, siis ma lihtsalt ei jaksanud olla kodus nagu niisama. Ja siis läksin ja paastu suhtes oli teine päev kõige raskem. Tavaliselt on 3. päev, aga mul oli teine päev nagu kuidagi kõige raskem just see, et hommikul oli täitsa nagu siuke värin sees ja 3. päev ja siis sealt edasi juba läks nagu iga päevaga läks, kõht läks paremaks. 3. päeva mäletan, kõhus oli päris kõvasti tunda nagu nälga, aga ei olnud siis värinad sees nagu teisipäeval. Aga seal viimased 5. ja 6. päevis oli juba hakkas lihtsalt kehaline nõrkus, siuke ja nagu ei olegi väsimus ka, aga ongi, et nagu energiapuudus, et ei jaksa mitte midagi teha ja ei ole motivatsiooni ka, energiat ei ole teha midagi, sealt kadus ka motivatsioon ära. Ja muidugi 3. päeval vastu 4. päev oli see väga huvitav kogemus, kus ma öösel siis mingisugune 3:30 ajal ärkasin ülesse, sest mu aanus oli valus ja ma siis toimetasin, tegin igast mingi trikkasju ja olin täiesti sellel piiril, et ma lõpetan paastu ära, siis ma ei tea, mis mu kehaga nagu toimub. Aga soe vannitoa põrand, ma istusin seal palja tagamikuga ja siis läks see ilusti üle ja sain magada ja pärast oli see nagu kadunud. Selline minu siis selline kogemus ja huvitav, ma tegin hommikuti ka neid hingamisharjutusi, möödan kui ennukot tegin 5 päevast ja kui ma rabas käisin, see oli ka samamoodi, ma tegin ühte hingamisharjutust, siis olin väga lähedal pildi kokkupanemisega. Eelmine kord, kui me tegime, siis ma kukkusin diivanilt maha, põmaki, panin pildi kotti igatahes nagu hingamisharjutuste ajal, kui ma paastasin. Seekord ma turvasin ennast siin, aga mul ei olnud kordagi sellist tunnet, et oleks nagu pilt ära hakanud minema, et keha harjub. Ma ei tea, mingi värk on. Minu kord? Jah, sinu kord. No ma olen viimased 2 kuud teinud niimoodi, et ma hommikusööki pole söönud
olen üritanud teha seda intermittent fasting ut ehk siis 8 tundi sööd ja 16 mitte. Et see on nagu minu meelest aitas natukene sellel esimesel päeval nagu samamoodi nagu sul oli hästi esimene päev oli hästi lihtne. Et nagu see üks päev, minu arust üks päev paastuda ei ole absoluutselt enam nagu keeruline. Siis oligi esimene päev oli nagu väga hästi, aga töö juures oli, kuna mul oli pärast puhkust kohe esimene päev tööpäev, siis oli siuke jõhker unekas oli lihtsalt, et magada väga ei saanud öösel. Et siis oli siukene, teine päev oli samamoodi, et oli veits unekas, aga nagu kõhus ei tundnud üldse mingit siukest nagu tühja kõhu tunnet või. Et sellega ongi nagu see, et ma just lugesin ka, et on 2 erinevat asja, et kui sa nagu teadlikult võtad vastu selle otsuse, et sa hakkad paastuma, siis sa pead selle nagu mentaalselt omale nagu selgeks tegema ja et see on täiesti erinev sellest, et kui sul on nagu sunnitud nälgimine, et need 2 erinevat asja nagu, et kas sa paastud või sa nälgid nagu. Sa mõtled, et nagu süüa ei ole? Ja, et ei ole või ei anta või oled kuskil jah, ma ei tea, kus iganes vaata, et see on nagu see, et keha tekitab siis kohe stressi vaata läheb keha, et see ongi 2 erinevat asja nagu, et on kas sa nagu sunnitud või teadlikult paastud. Et siis ongi nagu see, et minul oli kohe, et mul ei olnud kordagi nagu sellist tunnet, et hullult tühja kõhu tunne on nagu, et kui tavaliselt on see, et õhtul kell 6 juba tunned, et mul on kõht tühi või 12 peaks lõunale minema, siis toon oma telefoni, mul on need kaalud seal, sa võid jätkata. Siis kolmapäev oli see, kui ma olin kodus. See oli minu jaoks natukene selline, ma tundsin, et ma olen hästi väsinud päeva lõpuks. Et, ja siis oli ka see koht, kus lapsed olid siin ja siis olid need toidulõhnad ja need, et siis see natukene oli siuke, et tahaks, aga siis oli neljapäev oli see päev, kus mul oli hommikul kohe oli energiat täiega, siuke nagu lõbus olin või siuke hästi tore päev oli. Ja siis reede oli ka juba siuke, et ei jaksa enam nagu, et oligi see, et nagu sellest energiapuudusest ei viitsinud enam midagi teha, et oli siuke. Ja eile oli hästi huvitav oligi see, et Armin oli see, et vartsab siia, mul on mingi et mis on, nagu ütles. Ja siis mul enne just, kui söögiaeg ja enne seda tund aega, siis mul kukkus nagu energia täitsa nulli. Ja see oli see, tahaks midagi teha. Ja oligi see, et Armin läksin koristama ja siis mul oli see, et võtaks need ära, jõulukaunitused võtaks maha, võiks selle ära võtta, tegin siin täiega ja siis Armin oligi mingi, ma ei jaksa midagi teha. Kus enne seda oli just, me käisime poes nagu ja siis ma mõtlesingi, et ma viskan nüüd, et meil on tund aega veel aega söögini, et ma viskan siia diivani peale pikali, olen lihtsalt ja see oli mingi 10 minutit vist, ma arvan maksimum ja siis mul juba oli see, et ei olnud isegi nii palju. Ma ei tea, võib-olla ma teen siis ka need ära, et siuke ja söömise kogemus oli ka päris huvitav. Tahtsin midagi siia ja eile õhtul oli veel see ka, et me võime nüüd kõike teha, mis me nüüd teeme siis vaatasime filmi. Et siis, kui meil see aeg läbi sai, siis vaatasime filmi ja pärast siis natukene mõlemad mängisime telefonis mingisugust seda brain see ka arendavad, kus sa pead nagu mõtisklema ja mõtlema mingeid asju. Mulle tundub, et kuna mul on tegelikult see rasvaprotsent nagu niigi suht väike, siis ma enda jaoks tunnen, et mul on see 5 päeva on paras. Et see 6 päev oli juba nagu ta oli raskem, et 5 päeva on siuke. Ma ise arvan, kuna mu kehakaal on nagu nii väike, vaata mul ei ole mitte midagi võtta sealt. Et võibolla räägiks ka oma numbritest ka natukene, sa tead oma numbrit peast või? Sul on kuskil kirjas ka. Et vaataks, mis need kaalunumbrid ja asjanumbrid siin kõik on. Et ma alustasin paastu, siis olin 70,9 kilo, mis on tegelikult rohkem, kui ma tavaliselt olen. Ongi, ma lasin siin sügisel ja nagu talve lõpus. Siis aasta lõpus lasin ennast käest ära ja meelega, et just näha. Tegelikult ei olnud alguses plaan paastu teha, kui ma tahtsin hakata seda 10x treeningut tegema, et näha, kuidas sellega kaal kaob. Aga nüüd kahjuks tegime paastuga selle töö ära juba, eks vaatame edasi sealt. Aga 70,9 oli esimene päev, teisel päeval siis esimese päevaga ma kaotasin juba 1,3 kilo. Siis läks vaikselt väiksemaks 1 kilo 800 grammi, siis 600 grammi ja viimane 6. päev oli siis 200 grammi ainult.
läks vähemaks, et oligi nagu suht piiri peal ja 66,4 oli mul siis see viimane kaal, kus ma siis olin eile hommikul. Ja täna hommikul kaalusin ka, on 66,6, eks eile võtsin 200 grammi juurde, söime siin ja toimetasime. Aga sul oli vist vastupidi kui kogu see asi. No, minul oli üldse see, et mina ei keskendunud seekord üldse nagu see, palju mul päevas maha läks, vaata. Mul oli see, et minu eesmärk ei olnud seekord üldse nagu see, et ma teadsin, et selle paastuga kaasneb see kaalukaotus, aga seda ma ei võtnud oma eesmärgiks. Ma lihtsalt mõtlesin nagu niimoodi, et see number, nagu millega ma paastu lõpetan, et ma tahaks nagu sealt nagu edasi tegeleda, vaata. Trenniga, toitumisega ja selliste asjadega nagu, et ma ei võtnud nagu eesmärgiks, et palju ma nüüd iga päev kaotasin, aga põhimõtteliselt paastuga ma kaotasin täpselt 4 kilo, et ma olin alguses 81, mis on minu nagu kehakaalu rekord üldse, nagu kogu elu jooksul ma pole kunagi nii palju kaalunud. 81,1 ja siis eile hommikul ma olin 77,1 ja huvitav oli see, et eile õhtul me sõime, aga täna hommikul ma olin veel alla võtnud, ehk siis ma olin 76,3. Jah, et viimane päev oli meil erinev. Ja, et see oli nagu, et tema võttis juurde ja mul läksid veel nagu ööga maha, mis oli nagu minu jaoks oli see üllatus, nagu, sest ma teadsin nagu seda, et no, ma kogu aeg mõtlen nagu seda, et ma tean, et see kaal nagu millega ma lõpetan on ju, et ma ei jää nagu sellesse kaalu, kui ma ise nagu midagi nagu ette ei võta on ju, et ma tean, et kui ma sööma hakkan, et siis see on loogiline, et mul hakkab kaal tagasi tulema on ju. Aga lihtsalt minu jaoks oli see üllatus hommikul ärgates, et veel on nagu maha läinud. See on head tervislikku kraami ka elavad selle pärast. Aga miks ma juurde võtsin võib-olla? Ma olin selline salasnäkk ja ma võtsin arbuusi vahepeal külmkapist seal ja võib-olla ma sõin natuke rohkem. Aga huvitav on see, ma vaatan oma numbrid uuesti ja noh, mul on äpp, kus ma tegelikult tracking kogu aeg, kui ma kaalusin nagu väga hea läbi ajal vaadata läbi aastate. Ja ma tegin täna selle uuesti lahti ka. Aga ma võtsin 4,5 kilo alla. Et protsentuaalselt tegelikult mul ja protsentuaalselt on see nagu veel suurem, et see on nagu huvitav, kuigi mul on seda kihti nagu tunduvalt vähem, aga see näitabki minu seda metabolismi, mul on nagu üli tugev ja võimas, see paneb nagu nii jõhkralt käima. Kuidas sul selle sotsiaalmeedia ja see dopamiini nagu selle üleüldiselt ma ütleks, et 3 esimest päeva oli väga hästi, selles suhtes, et mul oligi telefon oli lennurežiimil või siis... Sul oli tegemist ka vist päris palju, on ju? Ja siis edaspidi läks natukene allapoole, et ma ikkagi vastasin inimeste nendele, Messengeris vastasin. Ja ma küll Facebooki ja Instagrami lahti ei teinud, aga ma ikkagi vastasin nagu. Et selles suhtes läks nagu natukene, ei olnud nagu nii distsiplineeritud kui sina. Ja ma ise... nagu ma ütlesin, esimene päev oli kõige raskem, teine päev oli ka siuke, aga ma tunnen siin väikest nagu muutust, et ühte muutust veel ma ei saa aru, kuna sest need viimased päevad olid nagu energiapuudus ja sealt pealt ei olnud motivatsiooni, et see eesmärk tegelikult oligi see, et leida see motivatsioon üles, et ma ei luba omal teha mitte midagi, et dopamiini tundlikkus ja kõik see läheb nagu neutraalseks uuesti, et siis mind inspireeriks siis kuskile poole liikumine, oma unistuste täitmine, oma kogu selle elu eesmärgi täitmine, et see inspireeriks mind. Ja ma ei tea nagu veel praegu, kuna oligi energiapuudus selline, et kas ma olen motiveeritud, aga ma tunnen, et natuke ikkagist on seda inspiratsiooni tegeleda asjadega, ma olen nagu päris hea meelega teinud. Ja täna on hästi mõnus tunda ka ennast. Esimene kord, kus kõht on täis, hommikul ärkad, siuke mõnus tunne on sees. Aga teine asi see, et ma teen oma asju nüüd rahulikumalt, et kogu selle nädala jooksul oli fookus oli see, et mul ei ole mitte kuskile kiiret. Mul ei ole mitte kuskile kiiret. Ja see andis sellise mõnusa rahulikkuse, et sa ei pea kiirustama, sest muidu on see, et ma söön kiiresti, ma teen oma mingeid harjutusi kiiresti, et saaks kiiresti hakata näiteks mingi projekti või mingi asjaga tegelema. Aga oli just fookus see, et mul on alati aega. Ja täna ka hästi rahulikult, õnneks märkasin täna päris vara ka mingi 6 läbi, mis oli midagi, et mul oli nagu päris siuke pikk päev ees, et siis mediteerisin siin rahulikult, tegin mingit hormonaalset võimlemist, selline huvitav soovitati mulle, täitsin päevikut rahulikult siis, ja tavaliselt on see, et peale päeviku täitmist ka, et need mingisugused väiksed vahetäpid enne kui ma hakkan tööle,
siis ma neid nagu kiirustan, et ma võtsin ka, ei, ma ei kiirusta, ma teen täiesti rahulikult. Alustan siis, kui alustan ja väga mõnus. Et kui sellest see nagu siit kaasa võtta, siis ongi see tundega tegemine ja samas säilitada see produktiivsus, kogu selle süsteemsus. Et mina täitsa usun, et need kaks asja saab väga hästi kombineerida. Ja sellest ütlengi, et juba väljakutse algus ma tundsin, et siit on midagi ägedat koorumas. Aga eesmärk on siis kas 2 korda kuus umbes, kas iga nädal või üle nädala võtta üks päev, kus ma lubangi nagu täiesti rohkem molutada. Et ma teen kas pool päeva tööd ainult ja siis ülejäänud päeva olen nagu täitsa molutades ja rahulikult. Ja see annabki võimaluse just toitu nagu täielikult nautida. Sest tavaliselt on ikka see, et isegi kui mul on nagu istun laua taga, mul on ikka mõtted nagu lähevad kergelt mingi töö juurde, sest mul on vaja mingid asjad ära teha. Ja üks asi, mis me veel tegelikult siin avastame just peale seda, kui minul oli see öine probleem ja sul oli ka see probleem vist, et soolestiku puhastus, et enne paastu ka, et saaks nagu keha täiesti puhtalt alustada seda paastu, et siis soolestiku puhastust teha enne paastu. Ma täpselt ei tea nagu mida täpselt, kuidas, aga see mõte on, mida siis järgmine kord võiks nagu katsetada. Sest mõte ei ole see, et sa sööd ära ja siis tõmbad kõhulaast sisse, sest see pole ju ka pointi. Et kas järgmine päev teha hommikul nagu mingisugune puhastus korra läbi selle sama kapsa mahlaga nii palju, kui ma sain aru, et siis minust oli niimoodi, et sa teed selle nagu ennem ära, siis sa sööd selle viimase toidu ja hästi siis tervisliku toidu ja siis okei. Et sa teed puhast. See tundub ka loogiline, et siis sa selle toidu pealt nagu lähed sellesse paastu. Just. Et järgmine kord katsetame seda ka, sest muidu on jah see, et paastu ajal keha hakkab väljutama igasuguseid mürke ja kui meil tegelikult midagi ülevalt sisse ei tule, siis see, mis sinna koguneb, ei lähe ka välja. Et siis ja ka see, et me eelnevalt oleme rämpsu söönud, et mitte ainult paastu ajal, vaid ka eelnevalt, kui rämpsu söönud, siis see koguneb sinna, sest sa ei söönud midagi peale. Ja siis võid natukene, et see oligi see, mis meil võis natuke probleemi teha, et kuna me ei söönud kõige puhtamalt siin eelnevalt, et see on siuke huvitav kogemus. Aga üldiselt suvine paast oli minul kõige parem, see 4-päevane, see oli nagu tõsi, siis ma sõitsin rattaga ka ja mul energiat ja igat pidi ja väga mõnus oli. Et suvi on suvi. See tuleb veel. Ja, et ma teen seda kindlasti veel, sest see oli päris äge kogemus. Seal ma mediteerisin hästi palju ja olingi nagu iseendaga hästi palju. Et siuke lahe. Et seekord oli, ma ütleks, seekord oli natuke raskem. Aga vist ei olegi midagi. No toidu koha pealt eile õhtul siis oli soov seda nii-öelda suppi veel süüa, sest see oli nii hea. Ja mina leidsin omale sellise mõnusa nagu ankurpunkti, kus olla, et ma ei läheks nagu liialt sööma või sööks rämpsu, on see, sest varasemalt on olnud niimoodi, et teisel päeval, 3. päeval ma hakkan sööma juba suht sellist. Kõike. Ja, mida tahad. Ja just, et nagu maiustused ka ja mingid asjad, sest et pole nii ammu saanud ja siuke isu on. Ja seekord enne juba paastu esimestel päevadel ma mõtlesin, et ma olen läbinud sellise raske töö ja ma ei taha seda ära rikkuda lihtsalt mingisuguse emotsioonide valikutega. Eile oli samamoodi, sõin selle suppi ära, võtsin natuke veel, aga ma tundsin, et tahaks veel, aga ma ütlesingi endale, et ma ei rikku oma seda tööd ära, mis ma tegin. Sest et ma panin sinna nii palju sisse, kogu see kannatamine oli pointless. Ja, et ma pigem olen emotsionaalselt, suudan hoida raja peal ja. Sest tavaliselt ongi see, et peale paastu tuleb nagu, kui sa üldse ei jälgi, siis tuleb seda nagu kaalu veel rohkem juurde, kui sul ennem oli nagu vaata. Et see, sest ongi see, et sa nagu lihtsalt esimesel päeval üritad korralikult süüa ja teisel päeval võib-olla ka natukene ja siis ongi lubad omale kõike ja siis ongi see, et päris paljud nagu, kes nagu paastust üldse midagi pole uurinud on ja ütlevadki, et mis asja, et see paast ongi mingi lihtsalt näljutamine ja pärast tuleb nagu nii pigem rohkem juurde nagu see hüpata tahad, lähed kõrgelt alla, siis pead üles, hüppad kõrgemal. Paastul käid ka korra käid all, pärast pead üles tagasi, üles poole. Aga jah, see mõte nagu mind väga hästi aitas vaatab, kuidas ta mind kannab siin. Et jah, siis vist kõik. Ma arvan, et tuli päris pikk video. Et oleks lahe kuulda teie kommentaare, et mis te sellest kõigest arvate ja oleks veel ägedam kuulda, kui sa ise
soovid katsetada seda paastu, kas siis dopamiini paastu näiteks dopamiini teemal või siis toidupaastu, mis iganes sellised teemad, et. aga siis peaks alustama kindlasti mingi 1-päevastega või siis 2-päevastega, et ei ole kohe mõtet niimoodi, et esimene kord, ma nüüd võtan 6 päeva, saan 4 kilo alla ja ongi hästi, onju. Et see pigem on see halb kui hea. Tundide kaupa hakata pihta, et 16 tundi on see intermediate, siis hakkad seda pikendama 17-18, siis proovid 20-st, proovid 24-st, siis proovid 36-st näiteks ja siis juba 48 ja niimoodi ta läheb. Meil on ka see juba kas 3. või 4, me praegu ei mäletagi enam, kes on 3. või 4. Minul on neid rohkem olnud, jah. Ja, aga ma mõtlen just ühine selline nagu pikemata või, et ongi see, et esimene, see 3 päeva, ma mäletan, oli väga raske. Siis oli juba see 5-päevane oli juba siuke, et ja see 5 päeva oli väga mõnus. Ja 5 päeva oli väga mõnus, et see 4-5 päeva oli siuke juba väga tavaline ja minu meelest siis, minu jaoks isegi, ta ütles, et sul oli raske see 6 päeva. Minu jaoks ma just tundsin, et see nagu 6 päeva on täiesti nagu teostatav, sest et ma ongi see, et see kõhutunne nagu minul kadus täitsa ära nagu juba teisel päeval, et mul ei olnud seda tühja kõhutunnet nagu, pigem oli lihtsalt see mentaalne, et ma tahaks nagu seda söömise liigutust ja ma tahaks seda maitset oma suus tunda. Vot see oli nagu vist isegi teisel päeval, ma arvan, et oli teisel 3. päeval oli kõige süksem raskem minu jaoks nagu, aga nagu pärast seda juba mul nagu kadus ära see mõte, et tahaks süüa midagi või selline. Ma mõtlen seda, kas sa trekkisid oma kaaluga igapäevast ei trekkinud, on ju. Siin oleks hea vaadata, sest ma mõtlen, et minul läks esimesed 2 päeva läks normaalselt kaalu, see oli see, et rasv nagu põleta või mis iganes seal toimus, on ju. Ja viimasel päeva läks ainult 400. See näitab, et mul ei ole nagu väga palju võtta ja sellepärast mul oligi ka arvatavasti raskem. Sellepärast ma tunnen, et see 5 päeva mulle selline mõnus. Et sul oleks ka nagu hea tegelikult vaadata, kas ta läks sul suht ühtlaselt alla. Et siis oleks nagu hea või läks ka vähemaks, sest et kui sul oli 6 päev hea, siis järelikult sul kuskilt energiat tuli, et mina tunnen nagu selle pärast, et kuna mul ei ole väga palju kuskilt võtta, et siis kaob ära. Mul on natuke rohkem kui sul võtta. Et selles suhtes läks selle lõpp veel pikemaks. Aga suured tänud kaasa elamast, vaatamast, kuulamast, toetamast. Visake neid like, subscribe'ige, kui ei ole subscribe'inud inglise keeles, eesti keeles siis jälgijad. Ma ei tea, mis see eesti keele tõlge täpselt on, aga see on oluline. Ja siis järgmiste videoteni, et siit on, mul on kanalil tulemas siin palju head ja paremat kraami. Like'i, subscribe'i ja videot haibi. Jah, like'i, subscribe'i ja videot sa haibi. Olge mõnusad. Tšau. Tšau.